Venemaa sisetung Ukrainasse läheb ajalukku kui kaasaegse sõja ajaloo kõige katastroofilisemaks läbikukkunud katseks teist riiki üle võtta. Ja see läbikukkumine ainult süveneb. Midagi hävitab Vene vägesid Ukrainas enneolematul moel, sest nad on viimase 3 kuu jooksul kogenud tõelist põrgut, mis on hävitanud kümneid tuhandeid sõdureid. Hämmastavad. 89 000 Vene sõdurit on lihtsalt kadunud. 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul ja Venemaa maadleb nüüd suurimate vägede kaotustega kaasaegses ajaloos, ajal, mil nende värbamissüsteem on kokku varisema. Alustame sellest pealkirja numbrist. 89 000 Vene kaotust 3 kuu jooksul. Selle numbri teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märtsi lõpus pressikonverentsil. Ja see näitab meile kõike, mis on Venemaa sõjaväe juures valesti. See tähendab, et Putin on alates 2026 aasta algusest ohverdanud iga kuu keskmiselt 29 666 venemaalast. Ja pidage meeles, et jaanuar ja veebruar olid endiselt külmad kuud. Venemaa pealetungi tegevus oleks neil kuudel aeglustunud, et märtsis taas hoogu juurde saada, kui algas palju kiidetud kevadine pealetung. Seetõttu näib tõenäoline, et neist 3 kuust oli viimane ka see kuu, mil Venemaa koges oma suurimat kinnitatud kaotuste arvu. Mida see meile ütleb? Et siit edasi läheb asi ainult hullemaks. Selle statistika juures on kõige hullumeelsem see, et see näib olevat rekord Venemaa kinnitatud kaotuste arvu kohta 3-kuulise perioodi jooksul, kuid mingil põhjusel see siiski nii ei ole. Ajavahemikus november 2025 kuni jaanuar 2026 ulatusid Venemaa kaotused peaaegu 100 000-ni, kui Putini väed üritasid lõpule viia oma pealetungi Krovskile. Ja nad jäid üha enam isoleerituks külmades ja jäistes tingimustes Ukrainas, mis muutis nad lihtsamaks sihtmärgiks. Ukraina droonide ning Venemaa infiltreerumisstrateegia tõkestamiseks loodud otsingu- ja hävitusüksuste sihtmärkideks. Nii hullumeelsed, kui see ka ei kõla, tähendab see, et 89 000 kinnitatud kaotust 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul on Venemaa jaoks tegelikult edasiminek. See pole just suur edasiminek ja nende kaotuste ulatust võimendab veel üks suur probleem Venemaa jaoks, mis on sõda lõpetav tegur nende statistika taga, mida me jagame. Tuleme selle juurde varsti tagasi. Kõigepealt on üks sõna, mida me oleme kasutanud ja millele tasub tähelepanu pöörata. Oleme mitu korda öelnud kinnitatud, kui oleme rääkinud Venemaa kaotustest. 2026. aastal ja see on suur vihje, et 89 000 kaotust on tõenäoliselt parim võimalik stsenaarium Venemaa jaoks 2026. aasta esimeses kvartalis. United 24 meedia toob välja, et Ukraina mehitamata süsteemide vägede juht Robert Brovdi on juba märkinud, et 20% rünnakutest, mida Ukraina 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul Venemaa vastu korraldas, ei saa kinnitada. See ei tähenda, et Ukraina ei suudaks kinnitada, et rünnakud olid edukad. Suudab küll. Droonid, mida Ukraina nende rünnakute tegemiseks kasutab, samuti luuredroonide armee, mis taevas lendab, pakuvad kogu vajaliku tõestuse selle kohta, et löögid tabavad märki. Mida Ukraina ei suuda täpselt kinnitada, on see, kui palju Venemaa sõdureid nende rünnakute käigus hukkub. Kui Ukraina tabab droonidega vägede koondumist, ei saada kõiki neid sõdureid üles märkida, kes saavad kaudselt surma killu ja plahvatuste tõttu. Ukraina andmed ei hõlma ka kaotusi, mida põhjustavad nende keskmaa droonirünnakud, suurtükirünnakud ning näiteks neid venelasi, kes surevad rusude all või saavad surma viisil, mida Ukraina ei saa otsese videomaterjali abil kinnitada. Ja siin läheb olukord Venemaa jaoks tõeliselt halvaks. Territooriumi hulk, mida Venemaa on suutnud selle naeruväärse kaotuste määra eest vallutada, väheneb kiiresti. Ja pole nii, et Venemaal oleks selles osas ka varem hästi läinud. Kui me kerime tagasi aastasse 2025, siis United 24 meedia andmetel kaotas Putin umbes 400 000 Vene sõdurit, vaid 4336 ruutkilomeetri ehk 1674 ruutmiili Ukraina territooriumi eest. See tähendab, et saadi vaid 0,72% riigi territooriumist, kusjuures Venemaal tuleb veel leida viis, kuidas ülejäänud 80% vabast maast enda kätte saada. Selle tempoga kuluks Venemaal sajand, et lõpuks Ukraina vallutada, mis tähendab, et Putin ja ükskõik milline sõjardist järglane oleksid ammu kadunud, enne kui niinimetatud sõjalise erioperatsiooni eesmärgid täidetakse. Aga isegi see sajandipikkune sõda hakkab Venemaa jaoks tunduma liiga ambitsioonikas, kuna nende edasitungi tempo on alates 2025 aasta lõpust oluliselt aeglustunud. Sõjauuringute instituudi ehk ISW andmetel hõivas Venemaa ajavahemikus 2025 aasta oktoobrist kuni 26 märtsini peaaegu 1930 ruutkilomeetrit ehk umbes 745 ruutmiili Ukrainast. See on juba iseenesest halb, sest see on märgatavalt väiksem kui samal perioodil aastatel 2024-2025, mil Venemaa hõivas umbes 2716,6 ruutkilomeetrit ehk 1048 ruutmiili. See üksi näitab juba suurt aeglustumist, kuid nüüd on meil umbkaudne arv, kui palju kaotusi Venemaa on kandnud nende tühiste edusammude nimel. Oleme juba jaganud neid 89 000 ja 100 000 numbreid. Siin on mõningane kattuvus, kuna jaanuar 2026 on mõlemas arvestuses sees.
Kui me lahutame umbes 30 000, mis on Venemaa ligikaudne igakuine kaotustarv 2026. aastal, sellest 189 000 kogusummast kõrvaldades, seega jaanuari topeltarvestuse, saame 159 000 kaotust. Aga see pole veel kõik. ISW andmeed hõlmavad ka oktoobrit 2025. United 44 meedia teatas, et Ukraina kinnitas oktoobris 25 000 Vene sõduri tapmist. See arv ei hõlma kaotusi ega kinnitamata tapmisi, kuid see on parim, mis meil on. Ja me saame selle lisada 159 000 kaotusele, et saada kokku 184 000 6 kuu jooksul, mida ISW hõlmab. Kui jagada 184 000 kaotust 745 ruutmiili vallutatud alaga, saab Putin vastu nagu reaalsusega, millest ta aru ei saa. Venemaa kaotab peaaegu 247 sõdurit iga Ukraina ruutmiili kohta, mille ta vallutab. See on terve rahvastiku põlvkondade ülene kärbumine Ukraina territooriumi protsendi murdosade nimel. Ja see hakkab Venemaa sõjaväele väga rängalt mõjuma. Ja kuidagi on Vene kaotuste rindel veelgi rohkem. Igasugune lootus, mis Putinil võib olla, et kaotuste määr hiljem 2026. aastal aeglustub, on naeruväärne. Venemaa on juba alustanud oma kevadpealetungi, mis tähendab, et praegu toimub rohkem rünnakuid kui ühelgi teisel ajahetkel sel aastal. Ja rohkemate rünnakutega kaasneb veelgi rohkem kaotusi. Oleme seda juba märtsis näinud. 17. märtsil püstitas Venemaa 2026 aasta suurima kaotuste rekordi, kui ühe ööpäevaga võeti rivist välja lausa 1710 tema sõdurit. Sellele lisandus veel 230 sõiduki ja kütuseveoki ning 29 suurtükisüsteemi kaotus. Ja juba see arv näitab järsku kasvu võrreldes varasema aasta alguse 700-900 päevase kaotusega, mida Venemaa kandis. Kui soovite veidi rohkem konteksti, siis Venemaa kaotab nüüd iga 2 päevaga rohkem sõdureid, kui USA kaotas kogu oma Afganistani sõja jooksul. Venemaal on omaenda Afganistani sõda kirjas, mille jooksul kaotas ta 10 aasta jooksul 15 000 sõdurit. Nii et Ukrainas kaotab ta umbes sama palju iga poole kuuga. See on absurdne arv, mis näitab, et kogu oma armastusest vana Nõukogude ajastu vastu ei suuda Putin isegi läbikukkunud sõda pidada nii hästi, kui temast varasemad Nõukogude juhid, rääkimata sõjast, mida Venemaa võiks tegelikult võita. Nii et Venemaal on 89 000 sõdurit kadunud, kõrvaldatud, maa pealt pühitud vaid 2026 aasta esimese 3 kuuga. Ja territoriaalsed võidud, mida Venemaa on nende tohutute kaotuste hinnaga saavutanud, on nii väikesed, et neist polegi peaaegu mõtet rääkida. Kui lisada siia veel kevadpealetungi algus, siis saame tulevaste kaotuste püssirohutünni, mis on valmis Putinile näkku plahvatab. Aga varem mainisime veel üht probleemi, mis koos nende küsimustega muudab olukorra Venemaa jaoks palju hullemaks. See on probleem, mis viib olukorra katastroofilisest Putini jaoks sõja lõpetamiseni, kuna see muudab kogu sõja tulevikku. Enne kui sellesse teemasse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui hindate selle kanali poolt pakutavat teavet, siis ärge unustage tellida, et ükski video ei jääks vahele. Aga milline on see suurem probleem, mis peitub Venemaa kaotuste määra taga? Venemaa peamine probleem ei ole ainult see, et ta kaotab tuhandeid ja tuhandeid sõdureid. See on Venemaa sõjaväe jaoks laastav, kuid see on ka midagi, mis on kestnud juba aastaid. Venemaa tegelik probleem praegu on see, et kaotuste ulatus on nii suur, et esimest korda pärast Putini sissetungi ei suudeta neid kaotusi uute sõduritega katta. United 24 media teatel on Venemaa saabujate ja lahkujate bilanss olnud negatiivne 4 järjestikust kuud, ajavahemikust detsember 2025 kuni märtsi 26. kuupäevani. See tähendab, et Venemaa on 4 kuud järjest kaotanud rohkem sõdureid, kui suudab uusi värvata. Sama väljaanne lisab, et Venemaa eesmärk on värvata 409 000 sõdurit 2026 aasta lõpuks, kuid ka selles ollakse hädas. 2026 aasta esimese kvartali lõpuks peaks Venemaa olema selle eesmärgi täitmisest 25% peal. See nii ei ole. Venemaal on õnnestunud värvata vaid umbes 80 000 uut sõdurit, mis moodustab 22% eesmärgist. Te ei vaja meie abi, et aru saada, et 80 000 värvatut on vähem kui 89 000 kaotust. Siiski saame siin veel natuke matemaatikat teha. Kui Venemaa eesmärk on jõuda 409 000, niisiis 89 000 kaotust, iga 3 kuu tagant ei ole piisav, et põhjustada sellist kahanemist, mis hoiaks Venemaa sõdurite arvu miinuses. Kui korrutada 89 000 4-ga, saame 356 000. See on kindlasti pöörane kaotuste arv, kuid siiski piisavalt väike, et Venemaale jääks üle 50 000 sõduri. Aga sellega on mõned probleemid. Esimene neist on see, et eesmärgist on saavutatud 22%, kuigi see peaks olema 25%. See näitab, et Venemaa ei täida oma värbamiskvoote, nii et 409 000 aastaks 2026 hakkab tunduma veidi liiga ambitsioonikas. Selle juurde tuleme kohe tagasi. Teine probleem on see, mida oleme varem maininud. See on 89 000 kinnitatud kaotust, mitte 89 000 kokku.
See tähendab, et Venemaa kaotuste arv on tõenäoliselt mõne tuhande, võib-olla isegi kümnete tuhandete võrra suurem, kui nad suudavad kinnitada, mis tähendab, et isegi 409 000 eesmärgist piisab. Ja kolmandaks, Ukraina alles alustab. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on seadnud eesmärgiks saavutada 2026 aasta lõpuks 50 000 Vene kaotust kuus. Ambitsioonikas, jah. Ukraina on oma kinnitatud kaotuste põhjal sellest eesmärgist umbes 20 000 kaugusel, kuid kuna Venemaa suurendab oma kevadpealetungi, kasvab ka kaotuste arv. See, mida me praegu näeme, on parim, mida Venemaa võib 2026. aastal loota, ja see on endiselt nii laastav, et Venemaa ei suuda värbamisega sammu pidada. On üha selgem, et meetod, mida Venemaa on seni kasutanud vabatahtlike sõdurite värbamiseks, ei tööta enam nii hästi kui varem. See meetod oli lihtne. Pakkuda potentsiaalsetele värvatavatele rohkem raha, kui nad kunagi oma elus näinud on, et veenda neid Ukrainas võitlema ja surema. Kuna Venemaa jääb oma eesmärkidest maha ja see meetod enam ei toimi, pöördutakse üha meeleheitlikumate lahenduste poole. Business Insider tõi ühe neist lähenemistest esile 1. aprilli artiklis, mis pidi kõlama nagu halb aprillinali kõigile venelastele, kes kuidagi Putini internetipiirangutest läbi murdsid ja seda lugesid. Üks kuberner Venemaa Rjazani piirkonnas ütleb ettevõtetele, et nad peavad värbamisel abiks olema, kuna numbrid kukuvad. Nüüd peab iga ettevõte selles piirkonnas, kus töötab 150–500 inimest, esitama septembriks nende töötajate nimed, keda nad arvavad, et tuleks saata Ukrainasse rindele. Ettevõtted, kus töötab 150–300 inimest, peavad esitama 2 kandidaati, samas kui need, kus töötab 300–500 inimest, peavad esitama 5 nime. Kõik ettevõtted, kes keelduvad neid reegleid järgimast, saavad 1 000 000 rubla suuruse trahvi, mis on veidi üle $12 000. Venemaa sihib sõjaväkke võimalike värbatavatena ka oma noori õpilasi. Samuti kirjutab The Times 1. aprilli raportis, et Valeri Falkov, kes on Venemaa haridus- ja teadusminister, on andnud Venemaa ülikoolidele korralduse veenda 2% oma tudengitest sõjaväkke astuma. Kui korraldused edukalt täidetakse, tooks see kaasa 44 000 uue sõduri lisandumise või 76 000, kui Venemaa arvestab ülikoolide kõrval ka kolledžeid. See on varjatud sundvärbamine oma kõige meeleheitlikumal kujul ja see pole just eriti tark, kas pole, Putin? Venemaa on riik, mis juba tegeleb tohutu tööjõukriisiga, mille on osaliselt põhjustanud Kremli esitatud nõudmised pärast seda, kui Putin Ukrainasse tungis. 30. märtsil teatas United24 meedia, et üle 20 Venemaa tehase ainult Leningradi oblastis lähevad üle 3-päevastele töönädalatele ja see pole juhus. Tööd jääb vähemaks ja need ettevõtted ei suuda enam hoida nii palju töötajaid, kui nad muidu suudaksid. Putin on loonud Venemaal nõiaringi, kus olemasolev tööjõud imetakse sõjamasinasse, mis hävitab kõik teised tööstusharud ja paneb suure osa Venemaa kahanevast elanikkonnast olukorda, kus nad ei saa majandusse panustada muul viisil, kui alludes Putini sõjapingutustele. Ja nüüd üritab Venemaa võtta töötavaid inimesi töölt ära, kuigi neil pole kedagi asemele panna, ning ohverdab ka üliõpilasi, kes peaksid valmistuma saama Venemaa sõjajärgse majanduse alustalaks. Putin rikub Venemaa tulevikku, vahetades selle lühiajaliste lahenduste vastu tööjõuprobleemile, mis läheb ainult hullemaks. Ja see, millest ta järgmisena valmistub, tabab kõiki Venemaal ootamatult. Pole rahul töötajate ja üliõpilastega, liigub Putin üha lähemale ulatuslikuma sundvärbamise poole, mis omakorda viib mobilisatsioonini Venemaal. Kreml hakkas selleks kõigeks valmistuma juba 2025 aastal, kui Putin allkirjastas uue seaduse, mis muutis Venemaa varasema 2 iga-aastase ajateenistusse kutsumisega süsteemi aastaringseks süsteemiks. See tähendab, et Venemaa võib kutsuda igal ajal ajateenistusse kõiki 18–30-aastaseid inimesi 9 aastaks. Venemaa väidab, et ei kavatse ajateenijate arvu suurendada, kuid selliseid väiteid ei saa kunagi tõsiselt võtta. Ja loomulikult saab iga ajateenijast, eeldades, et neid ei saadeta lihtsalt rindele, kuigi Venemaa väidab, et ajateenijaid Ukrainasse ei saadeta, tulevikus reservväelane. Ja see viibki teise osa juurde, Kremli plaanis, kuidas tulla toime tööjõupuudusega. 30. märtsi raportis ütleb United24 media, et Kaitseministeeriumi viimaste värbamiskampaaniate kehvad tulemused viivad Putini selleni, et vabatahtlikust värbamisest saab sunniviisiline mobilisatsioon. Väidetavalt valmistatakse ette piiratud ja järk-järgulist reservväelaste mobiliseerimise skeemi, mida Putin on suurem osa sõjast vältinud pärast seda, kui 2022 aasta septembris toimunud osaline mobilisatsioon osutus Venemaal äärmiselt ebapopulaarseks. Eeltöö on juba tehtud. Putin valmistub tegema midagi nii rumalat, et see on sisuliselt tunnistus sellest, et seda, mida ta on aastaid nimetanud erisõjaliseks operatsiooniks, on tegelikult sõda, mida Venemaa ei võida. Ta ei taha seda teha, mitte sellepärast, et ta hooliks Vene rahvast, vaid sellepärast, et Putin teab, et mobilisatsioonist tekkiv rahulolematus võib ohustada võimu, mida ta on veerand sajandit kaitsnud. Aga kui Putin tahab oma sissetungi jätkata, eriti nüüd, kui Ukraina hävitab Vene sõdureid kiiremini kui kunagi varem, siis tal pole muud valikut. Ta on juba ammendanud Venemaa kurjategijate varu, keda ta saab rindele saata.
ja kui rääkida vabatahtlikest, siis protsendid on liiga madalad ning Venemaal hakkab otsa saama raha, mida nad kasutasid nende motiveerimiseks üldse liituma. Piirkondadel, keda sunnitakse seda lähenemist rahastama, sealhulgas eelmainitud Ryazan, hakkab raha otsa saama. Rahapreemiad, mis mõnes Venemaa piirkonnas ulatusid varem kuni $40,000 liitumisboonustena, on samuti otsa lõppemas. Nüüd vähendatakse boonuseid paljudes piirkondades, teatab Kyiv Post, ja põhjuseks on see, et neil piirkondadel on, üllatus-üllatus, vaja raha ka muude asjade jaoks kui lihtsalt Putinile rohkem kahuriliha saatmine. Nii et me näeme probleemide kokkulangemist. Ukraina on muutunud tõhusamaks Vene sõjaväe hävitamise masinaks kui kunagi varem. Droonidest kubisevad tapatsoonid, mis tekitasid Venemaale nii palju probleeme, on keskmise tegevusraadiusega ründedroonide kasutuselevõtu tõttu kolmekordistumas. Ja 2025 aasta lõpuks tootis Ukraina 4 miljonit drooni aastas, et neid tapatsoone täita. Seega ei saa need niipea otsa. Venemaa sees rikuvad Ukraina kaupmaa rünnakud naftarafineerimistehaseid, eksporditerminale ja sõjalisi sõlmpunkte, mis avaldab Venemaa rahavoogudele veelgi suuremat survet. Lisaks Venemaa sõjalise jõu nõrgestamisele Ukrainas toimub tagalas lagunemine ja rindel surm. Kevad pealetungi hoogustumisega läheb see kõik Venemaa jaoks ainult hullemaks. Me näeme seda rünnakute arvu suurenemises, mida Venemaa hakkas märtsis korraldama. Näiteks 4 päeva jooksul enne 23. märtsi üritas Venemaa Ukraina vastu üle 600 rünnaku, mis läks talle maksma 6090 sõdurit, teatab Kyiv Independent. See on veidi üle 1522 Vene kaotuse päevas ja see on märk sellest, mis ees ootab. Kui korrutada see arv 30 päevaga, siis Venemaa kaotused kuus ulatuvad peaaegu 46 000 nii. See jääb vaid mõne tuhande võrra alla sellele kurnamismäärale, mida Ukraina sõnul on vaja, et sundida Putinit oma sõda lõpetama. Venemaa juht liigub 50 000 kaotuse poole kuus ja teeb seda ajal, mil Venemaa värbamine on täielikus segaduses. Mitte miski sellest ei ole jätkusuutlik. 89 000 sõdurit, kes on 3 kuuga kaotuste hulka kinnitatud, peaks Putinile seda näitama. Aga nagu alati on ta oma sissetungist nii pimestatud, et ei näe metsagi puude taga. Putin juhib oma sõjaväge unustusse ja Ukraina on enam kui valmis tal käest kinni hoidma, et teda veelgi kaugemale sellele teele juhatada, mida ta on valinud. Ja ära arva hetkekski, et Ukraina ei mõtle pidevalt välja uusi ja veelgi paremaid viise, kuidas sõda Venemaa vastu enda kasuks pöörata. Isegi Venemaa kaugmaa droonide strateegia, mis on üks väheseid häid uudiseid Kremli jaoks, saab vastulöögi. Kuidas? Tähesõdadelaadne relv on Ukraina vastus ning sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha rohkem analüüse Putini sissetungi numbrite kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!